Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Küsimus, kas sa oled eelarvamuslik? Las ma tõlgendan sulle lahti sõna eelarvamus. Eelarvamus on ebapiisavale informatsioonile, sageli peamiselt teiste inimeste arvamusele toetudes kujundatud hoiak, mis võetakse enne objekti kohta vahetute objektiivsete andmete omandamist. Eeskätt kasutatakse seda sõna negatiivse eelhoiaku kohta. Ehk siis eelarvamus on enneaegne arvamus. Sa eeldad, et inimesed ei taha tegeleda võrkturundusega näiteks. Või sa eeldad, et ma ei taha suurendada oma sissetulekut. Või sellepärast, et näiteks nad on liiga edukad. Või sulle tundub, et nad ei otsi uusi võimalusi. Mis iganes sul on, ära tee neid eelarvamusi. Nüüd ära siis mõista hukka mitte kedagi, sest sinu ülesanne on inimestele teada anda, mis on see, mis meil on, millega sina tegeled, mis võimalused on võrkturunduses ja lase neil ise otsustada. Ära ütle, et see inimene teeks või teeks seda, kas siis sellepärast, et tal on juba 5 äri, ta on piisavalt edukas, võib-olla tal hetkel ei lähe nii hästi, või tal näiteks ei ole, ütleme, et 2 kuud tagasi tal ei olnud, ütleme, et tal on kas töötu, tal ei ole mingeid võimalusi, tal ei ole raha nagunii, et selle äriga alustada. Mine tea, äkki see inimene leiab selle võimaluse nüüd. Äkki ta on piisavalt loomulinguline ja tahab väga seda äri teha. Ehk et proovi lükata kõik eelarvamused kõrvale, mine lihtsalt tutvusta ja räägi talle sellest võimalusest, nendest võimalustest, mis meil võrkturunduses on ja lase tal ise otsust teha. Lase tal ise otsustada. Ja räägi inimestega, kellega sa oled ka juba eelnevalt, kellele sa oled juba eelnevalt seda võimalust tutvustanud. Ehk et kui ta on öelnud, et ei, see võimalus ei ole mulle, sa võid, tähendab võib-olla isegi on hea, kui sa räägid inimestega, kes on sulle ei öelnud, võid rääkida vabalt 2-3 korda aastas või küsida, et kas nad äkki nüüd on huvitanud. Sest sa kunagi ei tea, mis on toimunud nende elus, kas see on läinud paremaks või halvemaks, kas neil on võib-olla tekkinud mingid muud arusaamad, nad on käinud kuskil koolitusel, nad on kuulnud midagi positiivset võrkturunduse kohta. Sina ju ei tea seda. Sa lood selle eelarvamuse nende eest. Pigem mine, räägi ja alati on võimalik viisakalt üle küsida. Loomulikult ei soovitaks seda, et sa muutud pealetükkivaks või kuidagi ebameeldivaks. Ja kindlasti on veel üks asi, mida tohiks teha, on see, et sa seaksid endale eelarvamusi. Ehk et minu minevik on näiteks näidanud, et ma ei ole piisavalt liidritüüpi või et ma ei ole nii hea müügimees olnud või ma ei suuda olla nii innustunud või kuidagi kaasata nii hästi inimesi. Et ära sea endale eelarvamusi, sest et sul tegelikult endal on kõik see olemas, kui sa ennast koolitad, kui sa ise seda tõsiselt tahad ja kui sa seda järjepidevalt ja kindlalt teed, siis sa muutud iga päevaga paremaks ja kõik on sellega siiamaani kenasti hakkama saanud, kes on seda ise soovinud. Ehk siis kokkuvõtteks ära muutu eelarvamusega teistesse ega ka endasse. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!